Akadeemik Obrotševi unenägu on Tartu tudengifilm Malaisia finantseksperdist Lü Mingist. Filmis külastab Lü Ming Eestit ja siin juhtub temaga hirmus õnnetus. Kaotasin oma jala. Palun aidake otsida. Jalapõgenemine on akadeemik Obrotševi unenäo keskne sündmus. Filmis kestab see vähem kui 3 minutit. See on aga sellegi poolest linade jaoks tehniliselt kõige keerulisem ja töömahukam episood. Obrotševi unenäo aluseks on Andres Ehini luuletus Dr. Lü Ming ja saatus. Luuletuse järgi lendab jalg lihtsalt läbi lahtise akna minema. Filmis stsenaarium nägi jalale ette aga märksa suuremat rolli. Kui stsenaarium oli paigas, joonistati kogu film kaadrite haaval koomiksina üles. Sellist koomiksit nimetatakse storyboardiks. Storyboard määras ära näitlejate liikumise. Kuna jalg ise lisati hiljem arvutiga, pidid näitlejad võtteplotsil endale jala liikumist lihtsalt ette kujutama. Vastavalt sellele, kuidas liikus jalg, pidid avanema ja sulguma ka uksed. Uks! 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 Võtetel kasutati üht jalaproteesi, mis valmistati spetsiaalselt filmi jaoks Lü Mingi jala järgi. Proteesi kasutati selleks, et näha, kuhu langevad valgused ja kuhu tekivad varjud. Mine juba. Nendes kaadrites, kus jalg püsis paigal, näemegi filmis seda proteesi. Osa jala liikumisest on mängitud ka näitlejate poolt. Seda sai kasutada nende kohtade juures, kus jalg on näha piisavalt lähedalt. Suurem osa jalast aga valmis arvutis. Selleks loodi 3-mõõtmeline jalakujutis, mille liikumine vastas inimese füsioloogiale. See animeeritud jalg paigutati nüüd videomaterjalile näitlejate vahele. Kõige viimasena lisati peegeldused. Samuti anti jalale värvid ja varjud. Kui filmi visuaalne pool oli paigas, siis tuli jala liikumine ka helindada. Selleks lindistati näitlejatega jala hüppamise hääli, sandaalinaginat ja kukkumise tümpsu. Need pani sünkrooni animeeritud jalaga. Selle pika protsessi lõpuks oli tekkinud illusioon elavast jalast, kes põgeneb oma peremehe eest ja käivitab akadeemik Obrotševi unenäos sündmuste ahela. Uks! Kuna kas see on niimoodi hea? Kuule. Aga kui see niimoodi kõrvale kukub, on jumala hea ju.